Tere, armsad Pildiraadio vaatajad ja kuulajad! Meil on jälle hea meel täna öelda siit Nelikaare kirikust teile. Jeesus Kristus jätkuvalt on troonil, valitseb, armastab inimesi, hoolib inimestest ja teeb kõik selleks, et meie võiksime olla õnnistatud. Ja tõsi ta on, teinekord tulevad õnnistused läbi katsumuste, läbi keeruliste olukordade, läbi eriolukordade. Ja ega siis täna, kus me parasjagu viibime, selles eriolukorras ei ole ka teisiti olnud, kui ikka seesama, et mida me teeme. Me loodame Jumalale, me toetume temale, me haarame tema sõna ja kinnitame ennast selles. Ja täna hommikul soovin sinuga jagada algustekstist, mis tuleb prohvet Jesaja raamatust. Ja siin on selline peatükk, mis kannab pealkirja Jumal päästab ja kaitseb. Ja see on ka Nelikaare koguduse kuu teema olnud ja aprillikuus teadagi on olnud mitmeid tähtsaid erilisi momente, mis puudutab ka kristlasi, olgu selleks siis suur reede, ülestõusmise püha ja kõik need on olnud hetked, kus me oleme näinud, et Jumal päästab ja kaitseb. Ja seda ka Vanatestamendi prohvet Jesaja ütleb rohkem kui 700 aastat enne Kristuse sündi. 43. peatükk, esimesed 2 salmi. Aga nõnda ütleb nüüd Issand, kes sind Jaakob on loonud ja kes sind Iisrael on kujundanud. Ära karda, sest ma olen sind lunastanud. Ma olen sind nimepidi kutsunud. Sa oled minu pärand. Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga. Ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei luputa need sind. Kui sa käid tules, siis sa ei kõrva. Ja leek ei kõrveta sind. Ära karda, ütleb Jumal läbi Vanatestamendi prohveti Jesaja sõnade. Head sõbrad, vennad ja õed Kristuses. Need kriisid, kannatused, raskused kõnelevad Jumala armust ka siis, kui Jumal inimest kannatusest ei vabasta. Olgu selleks siin ka üks väike seik Pauluse enda elust, kes palus Jumalalt, et Jumal võtaks ära selle vaia tema ihust. Kuid ometigi me näeme, kus ka selles hetkes Jumal kinnitab Paulust ja ütleb, sulle piisab minu armust. Ja neid hetki, millest meil tuleb läbi minna inimestena, on päris palju. Vahel laseb Jumal meil neist läbi minna, et me õpiksime usaldama Jumalat kõigis oma eluvaldkondades. Jeesus ise kannatas ja ta teadis, et pole elu ilma kannatuse ja kriisideta. Need tõepoolest on olukorrad, mis muudavad meie igapäevaelu rütmi ja kahtlemata võib antud eriolukord tekitada ebamugavust. Kuid ma usun, et sellest olukorrast, kus me täna oleme, võime nii-öelda lõigata kasu. Nimelt on käesoleval hetkel oluline teha järeldusi, mis on meie elus oluline ja mis on ebaoluline. Et edasi liikudes oskaksime paremini hinnata väärtusi, millesse me võime panustada oma ressursse. Ja minu meelest on tohutult julgustav see teadmine, et sõltumata välistest olukordadest oleme kristlastena alati võitja poolel. Tänu Jumalale, et me võime toetuda 100% Jumala sõnale ja usaldada teda kui võitjat ka selles olukorras. Me palume ka nüüd alguses koos, enne kui tuleme Jumalat kiitma ja ülistama, et ka tänane sõna, mida diakon Ain Mares meile kuulutab, võiks meid julgustada, kinnitada, anda arusaamist Jumala sõnast ja palume, et see hetk, kui me saame ka läbi telekanali olla osaduseks, võiks olla õnnistuseks ja lohutuseks, aga ka võib-olla prohvetlikuks hetkeks nii mõnegi inimese elus, kes te meid jälgite. Me palvetame koos ja täname Jumalat. Hea Isa taevas, me oleme tänulikud, et ka täna võime seista selles uues arvupäevas, teades,
mitte jätnud maha rahvast, vaid oled pigem selles eriolukorras ka oma armust tulnud väga lähedale tuhandetele ja tuhandetele inimestele, kes on leidnud ka selles kriisimomendis selle hetke, kus ta on mõistnud ja aru saanud, et elu selles maailmas ongi väga ettearvamatu ja on pannud oma lootuse sinu peale, elav Issand, ja palunud, et sina võiksid olla nende elu juht ka nendes kriisiolukordades. Ma tänan, Issand, sind, et sa oled just nendes hetketes väga lähedale tulnud igale otsijale, kes on hüüdnud sinu nime appi. Ma tänan sind nende armsate vendade õdede eest, kes on tõstnud oma hääle igal hommikul, päeval ja õhtul sinu poole ja palunud selle maa ja rahva eest, et see rahvas võiks kogeda ühte erilist aega selles eriolukorras, kus Jumal tuleb lähedale ja puudutab ja muudab inimeste südameid. Tänu sulle, Kristus, et sina oled võitja. Võitja ka selles olukorras ja et meie võime olla võitja poole peal. Palume täna ka jätkuvalt nende inimeste pärast, kes on saanud ka selle viiruse osaliseks, Issand, ja võitlevad täna oma tervise eest. Jumal, ole nendele ka väga lähedal. Anna neile kinnitust ja lootust, usku, et Jumal on kõigeks võimeline. Tänu sulle, Kristus, et me sinu ees seistes võime olla avatud ja ausad ja öelda, Issand, et meil ei ole retsepti ja ravimeid kõikide viiruste ja olukordade jaoks. Ometigi meil võib olla usk elavasse Jumalasse, mis toob meid läbi nendest kriisidest ja eriolukordadest. Kinnita sina täna usku iga uskliku südames. Tänu sulle, et ikka ja alati ülistuse sees, olles selles viibides, me võime kogeda seda, et sa elad, nii nagu sinu sõna ütleb. Jumal elab oma rahva kiituses ja ülistuses. Ja tahame ka täna sind ülistada ja kiita, et sa oled vägev. Sa oled armuline ja sa oled armastav Jumal. Tänu ja kiitus sulle. Õnnista ka sõna kuulutajad, kes üles astud. Võia sõna, ava sõna uks ja las see sõna laskuda heasse pinnasesse ja hakata kandma head vilja. Tänu ja kiitus sulle, Kristus, kõige eest. Amen. Ja me täname nüüd Issandat ja Hans Seentri ja Kaidus juhatavad meid ülistuses.
Pöörän
ja sa pöörad neid heaks, pöörad neid heaks. Sa võtad vaenlase kurja plaan ja sa pöörad neid heaks, pöörad neid heaks. Sa võtad vaenlase kurja plaan ja sa pöörad neid heaks, pöörad neid heaks. Sa võtad vaenlase kurja plaan ja sa pöörad neid heaks, pöörad neid heaks. Sa teed seda Jeesus. Sa võtad vaenlase kurja plaan ja sa pöörad neid heaks, pöörad neid heaks. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, Jeesus. Sa vingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sa vingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa vingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa vingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa vingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitlen, sinuga koos ma võitlen, sest sa vingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, tänu Jumalale. Jumal on tõepoolest teinud ühe tõelise võidu ja see võit võib olla paljude jaoks täna ei ole veel sellisel viisil nähtav, nagu võib-olla mõned seda näevad ja kogevad, kuid ometigi ära kaota lootust, sest ka sinul on võimalik seda võitu kogeda ja näha ka oma elus, juhul kui sa otsustad meelt parandada oma elus, pöörata uus lehekülg ja öelda Jumal, tänasest päevast soovin ma jätkata oma elu koos sinuga. See on see võiduhetk, kui inimene selle koha peal oma elus on jõudnud ja seisab, kus ta alandub issanda ees ja ütleb, et Jumal, ilma sinuta ma enam ei soovi edasi minna. Ma tahan minna koos sinuga. Ja annaks Jumal, et see võidupäev selles eriolukorras paljudele võiks osaks saada. Enne kui me kuulame ja kuuleme Jumala sõna, mida Ain meile tuleb jagama, ma nimetan ka mõningad teated siinkohal, mis puudutavad ka maikuud ja seda, mis ees seisab. Ühel viisil me võime ka öelda, et ega meiegi täpset kuupäeva siin ei saa öelda, millal me jälle kõik, kes me täna telekanalite kaudu jälgime seda teenistust ja ometigi oleme harjunud pühapäeviti käima siin koguduse kojas, millal see pühapäev jälle kätte jõuab, kui me saame tulla siia koguduse hoonesse kõik koos. Kuid nii nagu ka eile peaminister Jüri Ratas teavitas, et eriolukorda on pikendatud kuni 17. mai südaööni, mis tähendab seda, et ka
need pühapäevad, mis sellesse vahemikku jäävad, on pühapäevad, kus meil ikkagi tuleb püsida oma kodudes ja jälgida Jumala teenistusi interneti vahendusel. On olnud eesõigus päris hulgale telefonikõnedele selles eriolukorras, vesteldes koguduste inimestega, aga vesteldes üldse inimestega ja märgata seda, et see igatsus koguduse kotta tulla ja koos Jumala rahvaga Jumalat ülistada on aina kasvanud ja kasvanud. Nii et ma küll arvan isiklikult, et kui see päev kätte jõuab, kus uksed jälle kõigi jaoks on avatud, siis see päev on ehk päev, kus me näeme, et pilliread on kõik täidetud ja inimesi seisab veel püsti selle tõttu, et lõpuks ometi on uksed avatud. Ja eks see aeg, kus me ei ole võinud kokku tulla sellisel viisil, on võib-olla meie õpetanud ka hindama tegelikult neid väärtusi, mida me võib-olla oleme pidanud nii iseenesest mõistetavaks, et harjumust mööda olen ikka pühakotta saanud tulla, aga nüüd ei saa. Milline väärtus tegelikult ikka sellel koos viibimisel Jumala rahvaga on, see on eriline. Ja loodame ja usume, et see eriline hetk meie jaoks õige pea saabub. Aga senikaua jälgime siis neid teenistusi, mis on siin Nelikaare kiriku Facebooki lehe pealt ja ka YouTube'ist ja loomulikult ka Kuressaare Pereraadio, Pildiraadio on jätkuvalt andmas üle meie teenistusi. Ja mitmed palvegrupid ja osalusgrupid, mis juba on töötanud üle kuu aja meediakanalite kaudu, need jätkuvad ka siis kuni 17. maini samas formaadis. Ja kes te olete nüüd teinud ka oma toetuse selle eriolukorra sees ka sellisel viisil, et te olete toetanud pühapäevaseid nii-öelda teenistusi, siis siinkohal tahan teile öelda suur tänu, et olete olnud ustavalt seda tegema ja kes veel on kaalunud seda, et ma tahaksin ka ja sooviksin ka toetada, siis ma loodan, et kui te jälgite nüüd seda ekraani, siis tuleb sinna alla ka Nelikaare kiriku koguduse kontonumber ja samas on see leitav ka Facebooki ja meie Nelikaare kiriku kodulehel. Et Jumala arm, sõltumata eriolukorrast, nagu alguses mainisin, on kandnud ja ma usun, kannab jätkuvalt tema enda kogudust läbi kõikide nende olukordade. Ja nii nagu ütles apostel Paulus, on hetki, kus mul tuleb osata elada kasinamalt, kokkuhoidlikumalt ja on hetki, kus ma saan lubada endale veidike rohkem. Ka täna on hetk, kus meie vaatame selles mõttes tähelepanelikult, mis on meie sissetulekud ja väljaminekud ja püüame olla targad majapidajad, et kasutada neid ressursse targalt. Aga ennekõike oleme püüdnud ressursse suunata selleks, et Jumala sõna leviks jätkuvalt, et see ei jääks ressursside taha. Ja tänu Jumalale see on levinud. Ja ma usun, et see eriolukord on olnud ka eriline selle poole pealt, et isegi see Jumala sõna on jõudnud paljudesse rohkematesse kodudesse, kui seda võib-olla enne eriolukorda oli. Ja päris paljud inimesed jälgivad Jumala teenistusi nende meediakanalite kaudu. Südamest tänud teile, kes te toetate. Ja nüüd mul on hea meel, et meie armas vend Ain on meie keskel, on püsinud tervena ja tuleb ja jagab meiega Jumala sõna. Kuid enne veel siis on ka tulnud üks selline väikene brošüür, võiduplaan, igapäevane leib ja siit sellest raamatukesest leiab kirjakohad ja on kogu piibel siis võimalik läbi lugeda aasta jooksul ja siin on toodud siis hulk piibli kirjakohti ja soovitan omalt poolt küll see väikene raamat endale soetada, nüüd muidugi tekib küsimus, et kuidas seda siis teha.
et meie kirikuhoone üldiselt on nädala sees hoone, kus inimene on ikka alati olnud koha peal või siis võtta ühendust meie sekretäriga, kelle kontaktid te leiate ka meie kodulehe peal, et selle raamatu hind on 3 eurot ja kui teil ikkagi on tohutu igatsus seda saada, siis ma usun, te sellega saate, kui te kontakteerute siis meie sekretäriga või tulete ka siia kirikusse ja annate uksekella ja on võimalik siis osta see raamat. Aga nüüd siis ma palun, et diakon Ain tuleb ja jagab meiega Jumala sõna. Tere ka minu poolt. Millisel huvitaval ja ebanormaalsel ajal me elame. Täiesti ebanormaalne. Ma olen kogenud rohkem õnnistusi kui enne seda pandeemiat. Et see on täiesti ebanormaalne. Aga see võiks olla normaalne. Paljud küsivad ja ütlevad, et millal ükskord saame tagasi sellesse normaalsesse rütmi. Et millal me saame tagasi selle normaalse elu. Ja minu sõnum täna olekski see, et ära igatse tagasi seda vana normaalset. Minu küsimus on see, kas enne seda pandeemiat see oli normaalne, oli see vaimulikult normaalne sinu jaoks? Oli see koguduse jaoks normaalne? Oli see Jumala silmis normaalne? Võib-olla Jumalal on teistsugune normaalsus. Üks tuttav tuli mu juurde ja me oleme temaga rääkinud mitmel korral ja enne seda pandeemiat ta ikka kirus, et tead, et see ei ole üldse normaalne, ma seda tööd teen, et ma tahaks seda tööd ära tulla, ma tahan kodus olla. Ja mul on kõrini sellest ja nüüd, kui ma viimati nägin seda, tead, mul on nii kõrini see kodus istumist, ma tahaks tööle minna. Nii et see, mis oli varem ebanormaalne, on muutunud järsku normaalseks ja igatsetavaks. Ja vastupidi. Aga küsimus on, et kas see, mida me peame normaalseks, on ka Jumala jaoks normaalne? Ma ei taha tagasi seda normaalsust, mis enne viirust oli. Ma tean, et Jumalal on palju rohkem minu jaoks ja koguduse jaoks. Muidugi see pandeemia muudab palju maailmas jäädavalt. Tekib üks uus normaalsus maailma jaoks. Aga ma tahan ka uut normaalsust oma usuelus. Ma tahan uut normaalsust koguduse elus. Mingi aeg tagasi kangutasin põllu pealt kive traktoril ette. Päris suured kivid olid ja pead panen mitu kangi alla, et seda püüda kätte saada ja siis ühel hetkel, kui teed vale liigutuse, siis ta on kups tagasi seal kohas ja hakka jälle otsast pihta. Et mulle tundub, et miks me tahame oma lohku tagasi vajuda, on hirm uue ees. Et kõik vana on nii turvaline ja me tahame sellesse vanasse normaalsusesse nagu tagasi vajuda. Aga ma usun, et Jumal on tegemas uut. Nii et ma olen seda kogenud, mis oli enne pandeemiat ja ma ei taha selle tagasi. Ma tahan midagi uut. Muidugi teatud asju ma tahan. Ma tahan juuksurisse minna. Ma tahan kooli uuesti minna, ma tahan osaduses olla. Aga vaimulikult. Sest meil ei ole ju kui meil on enam-vähem korras, kõik meil ei ole vaja nagu igatse muutust. Kui asjad lähevad tavaliselt ja nagu enam-vähem saame hakkama, enam-vähem sujub, siis milleks muutust. Aga ma näen selles praeguses olukorras niisugust võimalust muutuseks. Et see tõmbab suure piduri peale. Ma
Apostlite tegude raamatuga, mis oleks kooskõlas sellega. Ma tahan seda isiklikus elus ja koguduses ka. Tegelikult ma igatsen veel rohkem, ma tahan, et Jumal tõesti valab uue veini, aga mitte sellesse vanasse lähkesse, vaid täiesti uude. Aga see on eraldi teema täitsa. Me teame apostlite tegudest, et kogudusel on 4 sammast. On apostlite õpetus, osadus, leiva murdmine ja palve. Aga praegu on 1 sammas ära võetud ja kogudus on nagu halvatud. Ja me püüame digitaalselt seda kompenseerida, aga see ei ole see. Võib-olla peab ümber mõtestama, mis on kogudus, milline kogudus, mis kogudust me tahame. Ma usun, et see on uue koguduse algus tegelikult. Sellise koguduse, mis püsib ja mitte ainult ei püsi, vaid ka õitseb kriisides, raskustes, sellistes pandeemiast, et praegu, kui tuleb tagakius, siis meie traditsiooniline kogudus on samamoodi lõigatud ära. Kui meil on kodugrupid ja nii edasi, siis me võime edasi liikuda ja kasvada. Siin on mõttekoht. Nii et see, mida ma pidasin normaalseks enne pandeemiat, ei ole sugugi normaalne, ma usun Jumala jaoks. Et Jumal tahab meid viia austusest usku, ta ei tee kunagi midagi, ta ei taha meid viia tagasi sinna, kus me olime, vaid alati ta teeb midagi uut. Jesaja 43:19, vaata, mina teen hoopis uut, see juba tärkab, kas ei märka, ma teen kõrgesse tee, tühjale maale jõed, seal, kus midagi ei ole, kus ei ole mingit lootust, Jumal teeb midagi. Kui me tahame olla selle kaasas, mida Jumal on tegemas, siis ärme igatse tagasi seda vana olukorda. Palume tarkust ja silmasalvi, mõistmaks ja nägemaks, mis Jumal on tegemas, mis uut on tegemas. Et võiksime mõelda uut moodi ja näha uut moodi. Millise uus välja näeks? Ma tahan anda väikse pildi, väikse maitse, ma tahan luua sellise väikse tunde praegu, lugedes teile mõned katkendid TV7 uuest raamatust Azusa ärkamisest. See ei ole veel ilmunud, aga see kohe ilmub. Nii et see on väga põnev raamat ja ma loen ainult mõned katkendid sealt kiirelt. Muideks, mida see Azusa tähendab? Azusa tähendab Ameerika indiaanlaste keeles õnnistatud ime. Ja kes ei tea, siis Azusa ärkamisest sai alguse ka 4 liikumine. Ja see oli aastal 1906 Los Angeles, Ameerikas. Nii ma loen. Kõik Azusa tänava missionis innustas mind, eriti palve ja ootustuba teisel korrusel. Tavaliselt oli seal 100 või rohkem musta, pruuni või valget inimest, kes ootasid ja palusid, et püha vaim langeks nende peale. Talviseintel rikkust osinaid jalutuskeppe, tugiraame, karkusid ja musti piipe. Neid ei vajatud enam. Kui hauilguse lained tulid ootuse ja koosolekuruumi üle, hüüdsid inimesed tänupalveid või ülistasid, kui nad võtsid vastu püha vaimuga ristimist. Koosolekud jätkusid sageli üle kesköö varaste hommikutundideni, tunnid näisid minutitena. Vahel pärast hauilguse lainet rääkis suur hulk inimesi keeltega, siis langes paiga üle püha hääletus, millele järgnes palvekoor keeltes, millest me polnud kunagi varem kuulnud. Mõned olid vaimus nagu surnuks löödud teadvuseta kägardunud põrandal kaunis pühavaimu pilves. Selles olukorras andis issand neile nägemusi. Ma naudin seda, et saan kõva häälega issandat ülistada. Ootamise ajal oli kombeks laulda Jeesusest ja pühast vaimust selliseid laule nagu täida mind nüüd, sõnata rõõm, armastus tõstab mind. Meie suust tulvas ülistus Jeesuse puhastavast ja kallihinnalisest verest. Kooride vahel
täitis taevalik muusika saali ja me vajusime pisaratesse. Äkki rahvahulk näis unustavat, kuidas laulda inglise keeles. Nende suust tuli uued keeled ja kaunis harmoonia, mida ei ole ükski inimene saanud õpetada. Allkorrusel, kus koosolekud ei paistnud kunagi lõppevat, oli metallist postkast, mis oli Azusa tänava Missioni korjanduskast. Postkast oli alati täis raha. William Seymour ei palunud kunagi raha ja ükski teine kuulutaja kingakastidest kantsli taga ei teinud seda. Neil oli usk, et kõik, mida kuulutaja peab tegema, oli kuulutama evangeeliumi. Need, kes said õnnistatud, andsid rikkalikult. Azusa tänava Mission ei kuulutanud ajalehes oma koosolekutest. Inimesed kuulsid sellest suusõnaliselt. Minu ema ja teised minutaolised tundsid ka tugevat tõmmet selle Missioni poole. Paljud, kes saabusid kohale, ütlesid, et nad ei teadnud midagi Azusa tänavast ega pühavaimu koosolekutest, enne kui nägid nägemusi Missionist. Nägemuses juhiti neid sinna kohale. Teisi juhatas kohale nähtamatu jõud. Mõned Azusasse tulnutest said väga vähe aru sellest, mis see toimus ja kartsid oma teadmatuse tõttu. Nad polnud saanud kirikutes mingit õpetust uuesti sündimise kohta, kuid nad olid lugenud Piiblist, mida ütles Jeesus selle kohta Nikodeemusele, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Enamik polnud kuulnud ka püha vaimu ristimisest ega selle kogemusega kaasnevast annist ja andjadest. Azusa tänava ärkamisliikumisest toimus juhtimine ilma juhtideta. Ka lühikest aega Azusas järgnes ärkamisliikumises oli kantslites selgesti vaid üks teenija, püha vaim. See oli täiesti uus ja ennenägematu selle ajast, mille sageli ka sellele järgneva kiriku tegevuses. Ja üks lõik jälle küsisin õde Karnilt, kas sa mäletad, milline eriline ime toimus sinu kaudu? Ta naeratas, hammustas oma huult ja ma panin tähele, kuidas pinge temast tõusis. Lugu. See oli naine, kes sattus oma mehele peale, kui ta oli teise naisega. Naiste vahel toimus kaklus, mille käigus abielurikkuja naine oli hammustanud teised naised kõrva ära. Kui naine saabus koosolekuruumi ja hoidis ta verist lappi peaküljes, õde Karni märkas, et naisel oli tohutud valus ja läks seda teenima. Kui ta palus naisel jutustada, mis oli juhtunud, siis ta rääkis talle kaklusest ja ütles, et tal ei ole kõrva kaasas. Kui õde Karni võttis lapi haava pealt ära, paistis haav verise lihatolmuna. Kõhklemata hakkas ta palvetama naise eest, mille peale naine ütles, et valu on läinud. Kui õde Karni vaatas tema haava uuesti, nägi ta oma hämmastuseks, kuidas naisele kasvas otse tema silme all uus kõrv. Õde Karni istus suu lahti ja lihtsalt kordas, oi mu Jumal! Järgmine lugu. Lähedal paiknevatest haiglatest toodi sinna ratastoolides või kanderaamides inimesi sageli enne, kui Seymour oli ülakorruselt koosolekule, või kui ta istus palvetades peakastis, läksid õde Karni ja teised haigete ja invaliidide juurde, palvetasid nende eest ja need tervenesid. Kui nad läksid ratastoolis istuti juurde, tõstsid nad jalatoed üles, palvetasid inimeste eest ja siis vaatasid, kuidas haiged kõndisid, lükates tühji ratastoole. Ühes ratastoolis viibinud tervenemine oli jäänud erilisel viisil õde Karnile meelde. Kõnealune mees polnud aastaid kõndinud, tema jalgadel olid rasked raudtoed, mees istus ratastoolis, millel olid puurattad. Kui õde Karni palvetas mehe eest, tervenes see imeliselt. Tema nimi oli vend Aubrey, kes oli suure kiriku pastor Los Angeleses. Kohtasin vend Aubrey, kui ta oli Piskas kohtuma kalli õe Karniga, kes oli palvetanud tema eest siis, kui ta tervenes Azusas. Aastal 1960 jutustas vend Aubrey Piskas oma versiooni tervenemisest. Õde Karni oli lihtsalt kõndinud tema juurde, tõstnud sõnagi lausumata tema ratastooli jalatoed üles ja asetanud tema jalad maha. Siis oli õde Karni käskinud tal tõusta püsti ja kõndida. Vend Aubrey oli öelnud, et ta ei saa käia raskete raudtugede tõttu. Õde Karni oli palunud inimesed appi neid tugesid eemaldama, et mees saab kõndida. Kui nad nii tegid, tõusis ta püsti ja hakkas kõndima. Õde Karni selgitas, et Azusas toimus rohkesti imesid, inimeste deformeerunud jäsemed taastusid, kuuldus luude naksumist, näha võis käte ja jalgade kasvamist ja nii edasi. Meie jutt pöördus vend Seymourile. Õde Karni selgitas, et kui vend Seymour tuli koosolekul, toimus veelgi suuremaid imesid. Seymouril ei olnud mingit kava, mille järgi tegutseda. Ta tuli allkorrusele ja asetas oma peakasti. Siis võttis ta Jumala juhtimisel peakastist välja, tõusis püsti ja tegi, mida Jumal käskis tal teha. Vahel läks ta sinna, kus oli ratastoolis istujad või kus olid kanderaamidel magavad haiged, keda kanti kohale haiglates. Seymour osutas neile ja ütles, igaüks teist kanderaamil magajatest või ratastoolis olijatest terveneb nüüd Jeesuse nimel.
kui see juhtus, siis iga kanderaamil lamanu ja ratastoolis istuma tõusis üles, kõndis ning täiesti tervena, sõltumata sellest, mis oli olnud tema haigus. Veel üks lugu. Palusin õde Karmil kirjeldada Šekina hiiguse tuld, millest paljud rääkisid. Ta meenutas, et tulepõrjujad kutsuti kohale, kuna nähti, et hoone oli leekides. Kui tuletõrje meeskond saabus, polnud mingit suitsulõhna ega tulest mingi jälgi. Õde Karmi ei jooksnud välja koos tuletõrjujatega, kuid ta meenutas, et Seymour, Bosford, Lake, Smith, Sainz tormasid välja. Õde Karmi meenutas, et möödakõndijad kutsusid tuletõrjujad kohale mitmel korral, kuna nad olid näinud leeke hüplemas hoone katusel. Kui ta oli küsinud John G. Lake'ilt tuletõrjujate saabumise ja tule ilmumise kohta, oli Lake selgitanud talle, et tuld oli nähtud laskuvat alla taevast hoonesse ja tõusvat sealt üles. Nii et tõusev leek lõikus laskuva Lake'iga. Sellest lummatuna oli õde Karni läinud välja poole kvartali kaugusele ja näinud ise seda võimast pilti. Jumalik tuleühendus, mis laskus alla taevast ja tõusis üles taevasse, väljendas talle Jumala väelist ligiolu selles paigas. Veel üks lugu. Küsisin, mis on suurim ja ebatavalisem tervenemine või ime, mille tunnistajaks ta on olnud. Ta rääkis imest, mis vaimustas mind. Üks umbes 20-aastane noor naine nimega Diane tuli koosolekule koos 2 noore lapsega, toetades käega umbes poole korvpalli suurust kasvajat oma pea küljes. Ta nägi kohutav välja, enne kui ta isegi jõudis istuda, hakkasid inimesed venda Anderson nende hulgas tema ümber kogunema. Anderson rääkis naisele, et Jumal tahab temale imet teha. Naine raputas oma pead ja pööritas silmi, kuid ei öelnud midagi. Ta tuli selleks, et saada kätte ime, kuid suutis üksnes noogutada. Kui inimesed panid oma käed tema peale, hakkas kasvaja kahanema. Naine oli sõnatu, seisis, ahmis õhku ja hüüdis lõpuks, olen tervenenud. Jumala armust kohtasin õde Diane'i 60-ndatel. Ta oli kogukas, veidi alla 180 cm pikk, avarapilguline naine, kellel oli imeline vaim. Küsisin temalt selle tervenemise kohta ja ta rääkis, et oli kuulnud, mis toimub Azusa tänava laohoones. Ta oli isegi näinud hoone kohal leeke liikumas üles ja alla ning mõtles endamisi, mis mul kaotada on, olen suremas. Kui lähen sinna ja suren, mis siis? Arstid ei saanud teha midagi, kasvajale opereerimiseks liiga suur. Ta ütles, siis komberdasin Azusasse, toetades kasvajat käega. Ta oli sisenenud veidi hämmastunud ja varsti pärast seda toimus ime. Ta mäletas vend Andersoni, kes oli olnud selle ime keskes ja kogenud üksnes armastust tema vastu. See ime ei päästnud üksnes tema elu, vaid viis ta teenistusse, mis puudutas aastate jooksul 1000 inimesi. Tal oli vaid armetud 25 senti raha, millega ta rajas 25-aastasena söökla, kus ta pakkus puuduskannatajatele ja tõrjututele suppi. Ja veel üks lugu. Emma Riks veetis palju aega koos õde Karniga, peamiselt teenis ka koos teistega, kuid Jumal kasutas teda ka siis, kui ta oli üksi. Ta rääkis säravate silmadega juhtumist Azusas, kus ta teenis tosinat inimest, kes meenutasid talle tema oma vanemaid. Vanadus oli nad nõrgaks teinud ja nad toodi koosoleku ratastoolis. Õde Riks oli õppinud õde Karnilt, et kui palvetatakse ratastoolis istujate eest oodates imet, siis tuleb jalatoed üles tõsta. Ta tegi nii ja kohe pärast palvet need haprad vanainimesed tõusid üles, võtsid käest kinni ja hakkasid tantsima. Õde Riks rääkis, et oli palvetanud kohe mehe eest, kes valu tõttu ei suutnud toetada oma pahkluule. Õde Riks küsis temalt, kas tulid tervenemise pärast. Mees vastas õde Riksile, nojah, mulle räägiti, et siin terveneb igaüks, et nad lihtsalt tulevad ja tervenevad. Soovin, et minu pahkluu tehtaks terveks. Õde Riks pani käe tema pea peale ja palvetas tema eest vähendunud pahkluu, naksatas paika ja tervenes hetkega. Mees tõusis seisma, hakkas tantsima ja hüüdis. Emma Riks üksnes imestas ime peale. Kui küsisime Riksilt kõige meeldejäävamate imede kohta, millest ta osales, rääkis ta mõne oma paljudest kogemustest tema jaoks. Suurim ime toimus suure ja kohmaka veidi üle 20-aastase rohkem kui 190 cm pikkuse sõbraga, kes kaalus üle 110 kilo. Kui ta tuli koosolekule, puterdas ta mõningaid sõnu ja tema hingeõhk ning kogu olemus haisesid alkoholi järgi. Riks tundis häält eneses ütlevad palveta tema eest. Lõpuks läks vend Riks mehe juurde ja märkas varsti, et ta polnud üksnes joobnud, vaid ka pime. Riks vaatas teda natuke ehmult ja küsis, sa ei suuda näha, kas pole? Mees vastas, ei, seepärast tulingi siia. Riks tundis nüüd tema vastu rohkem kaastunnet, palvetas tema eest ja mees sai kohe terveks. Mitte ainult tema silmad ei tervenenud, vaid ka alkoholi leht kadus.
mees istus mõne aja nuksus ja ütles lõpuks, no nii, see on tõde. See on tõde, olen tervenenud. See kodutub ime alkoholik tervenes Jumala nimelise väe läbi, hiljem kasutas Jumal selle mehe elu nii, et ta jutlustas ärkamisest ja rajas mitmeid kogudusi. Jumal kasutas neid riiksi väga mitme ime jaoks, selle juhtumi ta valis viimaseks looks 2 inimest mees ja ta naine tulid kohale ratastoolis, mida lükkasid nende teismelised lapsed. Nad olid mõlemad väga haiged, neil oli kas kopsupõletik või väga raske külmetushaigus. Vend Riks läks nende juurde ja küsis, kas tulite siia uskudes, et Jumal tervendab teid? Mees vastas jah. Riks hakkas nende eest palvetama, kui talle meenusid õde Karni juhtnöörid. Ta katkestas palve ja tõstis jalatoed üles, enne kui ta jätkas palvet. Riks läks abielupaari vahele, pani käed nende otsimikule, palvetas käskides neid terveneda Jeesuse nimel. Mõlemal oli kõrge palavik, esmalt märkas Riks, et nende palavik langes. Hetke möödudes hakkas naine värisema, tõusis üles ning hakkas jooksma. Mees üksnes seisis püsti, tõstis käed ja kisendas kõva häälega. Tänu Jumalale, tänu sulle Jumal. 2 lugu loeme veel. Mulle nii meeldivad. Länkord rääkis mehest, kellel kasvasid sõrmed tagasi. Paljud nädalad varem oli mehe sõrmed jäänud kinni mingisse masinasse. Masin oli rebinud ära 2 tema sõrme. Mees oli kuulnud, et Azusa tänava hoones toimub hämmastavaid imesid. Nii ta tuli kohale oodates tervenemist. Vend Länkord ehmatas meest küsimusega, kas me saaksime näha, mida Jumal teeb. Mees vastas imestusega, mida sa mõtled? Palume, et Jumal kasvataks need tagasi, ütles Länkord. Väga julgelt ja otsekoheselt. Kui mees nõustus, haaras Länkord tema käe, käskis selle üles tõsta ja hakkas palvetama, hoides mehe kätt üleval, nii et õde Länkord teda toetas. Kui mehe sõrmed hakkasid kasvama, minestas õde Länkord ära. Nad vaatasid imet, mis sündis nende silme all. Kui vend Länkord hoidis mehe kätt kindlalt üleval, Länkord käis ringi koos mehega, kes hüüdis, et talle on kasvanud sõrmed. Samuti kuuldi Länkordi hüüdmas. Neid sõrmi ei olnud varem. Vaadake, Jumal kasvatas need sõrmed ja ka küüned sõrmedele. Mees seisis Länkordi kõrval, šokis suu üllatusest lahti. Ja veel üks lugu. Teine meeldejääv ime oli ratastoolis istunud liikumisvõimetu mees, kes polnud lubanud arstidel amputeerida oma jalgu. Länkord jätkas, et mees oli töötanud rööpmeseadjana raudteel ja oli sandistunud õnnetuses, kus rong purustas tema jala ja mitu tema luud. Vend Länkord küsis, mis sinuga juhtus. Mees rääkis, mis ta oli sattunud ratastooli. Vend Länkord kinnitas mehele, me ei saa midagi sellist lubada, oligi juba aeg siia tulla. Mees vastas kiiresti, nii, palun vabandust, kuid nüüd oleme siin. Länkord ütles, et ta ei olnud kindel, kas mees tuli üksi või lükkas keegi ta ratastooli kohale. Vend Länkord ütles mehele pisarad silmis, see on ime, et nad ei lõiganud ära teie jalgu. Liikumisvõimetu mees vastas, olen olnud võõni halvatud umbes 2 aastat. Nad tahtsid jalad amputeerida, kuid ma ei lubanud seda teha. Kui vend Länkord hakkas tema ees palvetama, siis õde Kärni, kes oli neid jälginud, katkestas ja noomis teda. Ei, see ei ole usk. Ta läks mehe juurde, võttis ta jalatugedelt maha ning tõstis jalatoed üles, nii et mees saaks tõusta seisma. Õde Kärni ootas, et ta tõuseb üles. Kui vend Länkord palvetas mehe eest, kuuldi luude naksumist ja nähti jalgade sirgenemist. Mees tõusis ratastoolis üles ja hakkas ülistama ning tema ümber olnud inimesed koos temaga. Länkord ütles, et Jumal ühendas ja asendas luud jälle oma kohale. Kui mees tuli Azusasse, siis ta oli põõst allapoole liikumisvõimetu. Nüüd see mees jooksis ringi, hüüdes, tantsides ja hüpates. Kas ei ole põnev? Azusa tänava autor kirjutab, et Azusa tänava ärkamine kinnitas, et see Jumala tõotus kehtib meile ikka veel. Ja ta räägib siin Jumala retseptist. Ta räägib Jumala retseptist ja ta pakub välja sellise koodi. Alandus, A, palve, B, kuulekus, K, puhtus, B ja ootamine, O. Meie vajame seda sama. Kallid õed vennad. Alandus, palve, kuulekus, puhtus ja ootamine. Me kõik igatseme ju seda jumalikku normaalsust. Kas ei ole nii? Teise aja 7.14. Ja kui siis minu rahvas, kellel on pandud minu nimi,
alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadel teedel, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patud ning säästan nende maa. See pandeemia on suurepärane võimalus analüüsida eelnevalt ja paluda Jumalalt tarkust uueks alguseks. See pandeemia on tegelikult suurepärane võimalus Jumalal valada välja püha vaim üle maailma ja süüdata üks selline kuningriigi liikumine, mida maailm pole iial varem näinud. See Jumala kuningriik võiks levida nagu viirus üle maailma, kuid see sõltub ka meist. Jumal on juba kõik teinud ja ta ootab meie järgi. Ta küsib, et keda ma läkitan? Keda ma läkitan? Kes mind läheks? Ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. See on Jesaja 6:8. Kui me ei hoiaks vaimulikult, kui mina ja sina ei hoiaks vaimulikult isolatsiooni ja vaimulikult sotsiaalset distantsi, siis saavad nakatatud meie lähedased, naabrid ja kogu see maa Jumala auga ja Jumala tundmisega. Jesaja 11:9. Ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, sest maa on täis issanda tundmist, otse kui veed katavad merepõhja. Nii et küsimus on, milline on minu jaoks uus normaalsus, millesse Jumal tahab mind tõmmata? Küsimus on, mida Jumal on mulle öelnud, mida ta on juba rääkinud juba pikka aega, aga ma ei ole seda teinud. Ma julgustan sind täna tegema seda, mida Jumal on rääkinud pikalt su südamesse. Nüüd on selleks aeg, kasuta ära see aeg. See on parim aeg praegu muutusteks. Rooma 12:1-2. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure armastuse pärast tooma oma jõud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise tee, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. See on uus hooaeg, see on uus aeg uue normaalsuse sisse astumiseks. Kas me tahame olla sellega kaasas, mida Jumal teeb? Inimesed meie ümber vajavad praegu eriliselt seda toetust evangeeliumi, seda head sõnumist, rahuvürstist, kus nii vähe rahu on praegu. Ja mina ja sina saame seda pakkuda. Paletame. Isa, me täname, et sa teed midagi imelist sellest, mis on nii segadust tekitav, segadust külvav, paljudele hirmu tekitav, issand. Too esile see, mille oled plaaninud ja aita meil muuta oma meeled ning haarata kinni sellest, mida oled meie südametesse juba kõnelnud. Et me oleksime sinu sõna tegijad ja saaksime sinu uues normaalsuses liikuda ja elada ja kasvada ning täita sinu kutsumine nii isiklikult kui koguduse jaoks. Olla efektiivsed kõiges ja õnnistuseks kogu sellele maale. Me täname, issand, et oled meile andnud meelevalla, seista vaenlase iga töö vastu. Me täname, et me võime olla kaitstud ja õnnistatud, ka siis, kui meie ümber kõik koos laguneb. Aita, et me ei läheks enam kunagi tagasi sellesse vanasse normaalsusesse,
vaid aita meil haarata, issand, sellest kinni, mida sina oled tegemas, sellest uuest normaalsusest. Isa, me täna ülistame, et sina annad selle jõu ja tarkuse ja sina varustad, kaitsed, hoiad ja juhid meid. Tänu ja ülistus selle eest. Ja nüüd, kui sa oled täna seda sõnumit kuulnud ja sa ei ole veel alistanud oma elu Jeesusele, kui sa tahad seda teha, siis sa võid palvetada koos. Sest 2. Korintuse 5:17 ütleb, niisiis kui keegi on Kristuse, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata uus on sündinud. Jumal tahab teha sind täna uueks, anda sulle uue alguse. Ta tahab, et sa käiksid uues normaalsuses. Üleloomulikus normaalsuses. Sõna ütleb, et Rooma 10:9, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on üles äratanud surnust, siis neid päästetakse. Nüüd, kus iganes sa oled, palvetamas minuga valjusti. Taevan isa, ma olen patune ja vajan päästjat. Ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja maailma päästja. Ma usun, et ta suri ristil, et mulle andeks anda ja taastada osalus sinuga. Palun anna andeks mu patud. Ma parandan meid kõigist oma eksimustest ja ütlen neist lahti. Ma tänan, et sa puhastad mind kõigest ülekohtust. Sa tõusid surnust üles, et mina võiksin elada. Ma võtan Jeesus sind vastu oma elu isandaks. Ma võtan vastu selle uue elu, oma uue alguse. Tänu sulle, Jeesus, uue elu eest. Halleluuja. Ja kui selle palve tegid, siis kirjuta meile, kirjuta Facebooki, anna teada endast. Et olge väga õnnistatud. Amen. Toksi na su nimere
soov, siis Jumala riigis on palju paradokse. Sõna ütleb ka, kes oma elu kaotab minu pärast, see leiab selle. Kas meie elud toovad au Issanda nimele ka siin eriolukorras? Loodetavasti. Ja me täna siin lõpetame, oleme tänulikud, et sa oled olnud kaasas ja loodetavasti see Jumala sõna, et me oleme uues olukorras, me igatseme minna uut moodi edasi, on sinu igatsus, sinu soov ja need mitmed näited, mida Aika luges Asusa tänava ärkamises, on sellised näited, mis panevad sinu südame põlema, et just sellisel viisil ka ma sooviksin näha, et Jumal liiguks meie rahva keskel, kus haiged saavad terveks, kurdid kuulma, pimedad nägema. Ja ma usun, et Jumala vägi ei ole sugugi kahanenud, vaid Jumalal on jätkuvalt vägi, et nad asjad esile tuua. Kuid just nimelt ka seesama viimane laul, kas minu elu on ka Jumala käes, et tuua au tema nimele. Järgmisel pühapäeval jagan teiega Jumala sõna ja loodetavasti, kui Jumala armu päeva kingib, siis võime koguneda väikese seltskonnaga jätkuvalt sellesse paika, et need salvestusi teha ja tänan omalt poolt ka Kalverit, Veljot, siin meie ülistaja, Natseiki ja Kaius, et te olete andnud oma panuse, et kõik see jõuaks ka vaatajate ja kuulajateni. Aga lõpetame siis ka selle teenistuse siin õnnistussõnadega. Rahu ja armastuse Jumal, hoidku meie südamed, meie mõtted ja meeled ikka õnnistegijas Jeesuses Kristuses, kuni ta meie järele tuleb.